Tervist! Mina olen Carcops autovalve müügijuht Riho. Täna käärime käised ülesse ja vaatame, kuidas GPS-seade ja kütuseandur aitavad tuvastada kütusevargusi. Samuti vaatame, kuidas see aitab hoida kütusekulu kontrolli all. Nüüd võtame aega, kui kiiresti saate SMS-teate, kui hakatakse kütust paagist välja pumpama. Paneme stopperi käima nüüd. Järsust kütusetaseme langusest annab teile teada SMS-sõnum. Millal tulevad kütusevarguse teated? Kütusevarguse teated saabuvad kliendile vaid siis, kui süüde ja mootor on välja lülitatud, sest töö ajal kütus loksub paagis ja te saaksite lihtsalt vale teateid. Antud paagi puhul saab klient SMS-teate, kui paagi mahust on vähenenud 5%. 5% selle paagi mahust on 10 liitrit. Ehk kui 10 liitrit siit välja pumbatakse, saab klient SMS-teate. Mis juhtub siis, kui kütusevaras lõikab läbi kütuseanduri juhtme? Aga vaatame lähemalt. Lõikame kütuseanduri juhtme läbi. Kütuseandur on ehitatud tamper põhimõttega, nii et kui juhe läbi lõigatakse, näitab andur tühja paaki ja kohe saabub ka SMS-sõnum kütusevargusest. Mis saab, kui kütusevaras eemaldab masina aku? Aku eemaldamisest saate kohe SMS-teate, nii et ennem kui kütust välja tõmbama hakatakse, on teil tegevus masina juures juba tuvastatud. Kuidas kogu lahendus internetis välja näeb? Internetis on väga lihtsalt võimalik vaadata kütuse lisamised. Täpselt näha asukoht, kus kohas on tangitud ja mitu liitrit on tangitud. Kütuse lisamisi on võimalik vaadata ka kaardilt. Kaardil on näidatud kütuse lisamised rohelise tankla tingmärgina. Kui liikuda hiirega sinna peale, siis on täpselt näha, millal on tangitud ja kui palju on tangitud. Saab ära vaadata ka keskmise kulumäära iga päeva kohta eraldi. Ja saab vaadata ka kütuse taset ja kiiruse graafikut. Siin on kiiruse graafik ja kütuse taseme graafik kokku pandud ja siit saab kergelt sisse zoomida. On näha, et kui kiirus on olnud autol 90 km tunnis, on ka kütuse tase sujuvalt langenud. See tähendab, et on tehtud tööd ja kütuse tase on langenud. Samamoodi saab vaadata pikemat graafikut, kus on näha kõik kütuse tankimised. Siin on toimunud tankimine, töö tegemine. Masin on seisnud, toimunud on järjekordne tankimine. Siin on kõvasti tööd tehtud, kütuse tase on langenud ja siin on jälle auto parkinud. Samuti saab kogu masinapargi tegevust võrrelda kuu, nädala või päeva lõikes graafiliselt. Siin on läbisõidu ja kütuse graafikud. Selgelt joonistub välja, et Scania läbisõit ja kütusekulu on teistest suurem. Graafikud aitavad teha otsuseid, kas masinaparki vähendada, suurendada või tööjaotust ümber korraldada. Kuidas kütuseanduri paigaldus toimib? Esiteks, enne kütuseanduri tellimist on meil vaja teada kütusepaagi sügavust. Mõõtke see oma masinal ja edastage meile. Teiseks, kütuseanduri paigalduse päeval peab olema kütusepaak 100% kütust täis. Paigaldaja pumpab kütuse masinapaagist oma mahutisse. Peale seda puuritakse masinapaaki auk. Paigaldaja mõõdab paagi sügavuse ja lõikab kütuseanduri vastavalt teie paagi sügavusele ja paigaldab selle. Kui kütuseandur on paigaldatud, ühendatakse andur arvutiga ning lastakse kütust paaki 10-20 liitri kaupa, olenevalt paagi suurusest. Paigaldusele ja kalibreerimisele kulub keskmiselt 2 tundi, aga olenevalt eritehnika iseärasustest võib minna ka kauem. Andurile kehtib ka 3-aastane tootjapoolne garantii. Milline GPS-seade paigaldatakse rasketehnikale? Siin on GPS-seade, mida kasutame rasketehnikal. Tegu on vee- ja tolmukindla seadmega, millel on IP67. Siinkohal teemegi väikse testi ja uputame ta 10 minutiks vette ja vaatame, kas ta ka peale seda töötab. See tähendab, et meie GPS-seadet saab kasutada ka ekstreemsetes tingimustes ja töötab ka peale seda, kui olete ekskavaatori näiteks karjääri ära uputanud.
Mida saab veel ette võtta kütusevaraste vastu? Lisadena pakume ka kütusekorki, millel on terasest sõel ja lukustatav kork, mis teeb kütusevarguse võimatuks, kuna kütusevoolik lihtsalt ei lähe sõelast läbi. Samuti on kliendile SMS-teated väljaspool tööaega avatud kütusekorgist. Küsige kindlasti ka personaalset pakkumist telefonil 55 900 656 või info@carcops.ee. Ja näete, kui mugavaks muutub teie masinapargi haldamine.